Alustada. Tänase palvehommikusöögi teema on me ei väsi, sest Jumal uuendab meid. Issand Kristus, sina oled öelnud, sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Sina oled valgus, kes paistab pimeduses. Ja sina oled vägi, kes hoiab nõtruses. Aita meil mitte väsida, vaid ammutada jõudu sinust. Meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Tänaseks kirjakohaks on 2. Korintlaste kirjast, peatükist 4. Salmid 1-18. Sellepärast, et meil on selline amet, nagu see on antud meile halastuse kaudu, me ei tüdi ära. Me oleme lahti öelnud häbiväärsest asjust, mida peidetakse. Me ei kasuta jõukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees. Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see kinni kaetud neile, kes hukkuvad. Neile uskumatuile, kellel praeguse aja Jumal on mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju. Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast. Sest see, kes ütles, pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. See aare on meil aga saviastetes, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. Sest meie, kes me elame, antakse aladasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus. Nii on surm tegev meis, elu aga teis. Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud. Ma usun, sellepärast ma räägin. Siis meiegi usume ja ka räägime, teades, et see, kes äratas üles issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos teiega. Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb sisemine inimene ometi päev päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Vennad ja õed Kristuses. Elu Kristuses ei tähenda alati kergemat teed, aga see tähendab kindlamat sihti ja järjekindlamat väge. Paulus ei räägi kergemeelselt. Ta teadis, mis on väsimus, tagakius ja läbikukkumine. Aga ta ütleb, me ei väsi. Miks? Sest see, mida me kanname, ei ole ainult meie enda koorem. Me kanname Kristuse elu eneses. Kui meie väline inimene kulub, siis Jumal
kasvatab meie sisemist inimest. Raskused ei ole mitte ainult talutavad, neid kasutatakse meie sisenemise uuenemise tööriistana. Kui vaatame ainult nähtavat, siis väsime paratamatult. Meie silmad võivad olla suunatud sellele, mis on ajutine ja nähtav, kuid meie südamed peavad olema suunatud temale, kes on igavene ja nähtamatu. Kui loodame temale, kes on tõotanud meile osadust igaveses õndsuses, toob ta meid läbi kõigist katsumustest ning kingib armu läbi jõudu, milles me ei väsi. Meid ei ole kutsutud manduma ega tühisust taga ajama. Meid ei ole kutsutud alla andma, kui raskused meid raputavad. Oleme kutsutud kandma Jumala armu täiust ja tõe vaimu, usaldades, et tema valgus meie sees on tugevam kui kõik, mis meid ümbritseb. Ärgem väsigem suretamast liha, et Kristuse elu avalduks meie ihus. Ärgem väsigem tegemast head, et meie läbi koidaks evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses. Meie ei näe vilja alati kohe, kuid see, mille Jumal on külvanud, jääb kasvama, kuni oleme lõikuseks valmis. Paulus on esimeses kirjas korintlastele öelnud, nõnda on ka surnute ülestoosmine. Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui juba on olemas vaimne ihu, siis on olemas ka vaimne ihu. Nõnda on ka kirjutatud. Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Me ei pea kartma oma loomuse nõtrust. Jumala vägi saab nõtrusest täielikuks. Meie lihalik nõtrus on kaduv, aga tema armastus ning teod, mis on tehtud tema armastuses, on igavesed. Issand Jumal, aita meil mitte väsida. Uuenda meid oma püha vaimu läbi. Tee meid ustavateks, et kannaksime head vilja. Anna meile silmad näha nähtamatut ja süda jääda sinu ligi. Aamen. Püha Isak Süürlane on öelnud, et vaikuses kuuleb hing Jumala sosistust. Võtamegi nüüd 5 minutit vaikuseks. Kui soovite millelegi mõelda, siis mõtlusküsimused. Mis osa minust on määratud surma? Mis osa on määratud pärima Jumala kuningriiki? Kuidas saan püsida ustavana ka siis, kui lihalikkus ei taha surra?
Issand, aitäh, et sa oled meid toitnud oma sõna ja rahuga. Õnnista seda toitu, mida jagame, ja lase oma rõõmul jääda meie sisse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Jumala Isa, Poja ja Pühavõimu nimel, aamen. Õnnistatud hingamispäeva!